Jaa, pastor Joel Ostini ütlus on see, elu algab igal hommikul, life begins every morning. Ja ma ühel hetkel avastasin, et on kuidagi, see moto on kuidagi ise tulnud minu elu motoks. Ja võib-olla see on ka natukene õigustus mu siis valikutele olnud elus, et ma omakeskis teen vahel nalja, et ma ei saa enam nähtavasti mitte kunagi mitte kuskile töölepinguga tööle, sest mu CV on 6 kilomeetrit pikk ja keegi lihtsalt ei usalda mind tööle võtta. Ja siis see elu algab igal hommikul on minu nagu excuse või vabandus, et miks ma selline olen. Aga mis see minu jaoks tähendab, on see, et meil on igal ajahetkel õigus ja võimalus ja võib-olla isegi ka, et kohustus valida uuesti. Valida uuesti mida? Ükskõik mida. Valida uuesti punkt. Ehk siis see hommik, millest see moto räägib, ei ole 27. veebruari hommik, ei ole 5. märtsi hommik, ei ole 6. mai hommik, vaid see on see hetk, mis järgneb sellele hetkele, kui sa tunned, et see, kus sa oled, see, mida sa oled siiamaani teinud, see sinu jaoks enam ei toimi. Siis sellele hetkele järgneb hommik. See on see, nüüd ma teen uue valiku. Kas lähen midagi õppima, kas otsustan oma karjääris mingisuguse muudatuse teha, kas otsustan, ma ei tea, jätta mind ruineeriva või mind tagasi tõmbava suhte, ükskõik kas siis ükskõik mis tasandil inimeste vahelise suhte, see ei pea ilmtingimata abielu või kooselusuhe olema, et otsustan jätta selle vähemalt oma prioriteetides nii-öelda tahaplaanile, et mitte sellele keskenduda enam. Ja nagu ma ütlesin, et minu jaoks on ta tõesti võib-olla niisugune õigustus olnud, et miks mul see CV 6 kilomeetrit pikk on, et ma olen nii palju asju elus teinud, proovinud uudishimust ja leidnud, et see ikkagi ei ole minu jaoks see ja selle asemel, et ennast nagu peksta kogu aeg selle eest, et jälle alustasin, jälle jätsin pooleli, jälle alustasin, ikka ei tee edasi. Et siis see elu algab igal hommikul mulle tundub, et siuke tore. Et ma võin teha seda, mida ma tahan parasjagu, ma võin ära lõpetada asjad, mis mind ei teeni. Ja kuna mu enda selline väga suur uskumus on lisaks kõigele ka see, et inimesel on kohustus liikuda oma parima versiooni suunas. Inimesel on kohustus olla õnnelik, sest see on ikkagi aukartust äratav kogus energiat, mis ühe inimlooma maailma sündimise jaoks on mängu pandud. Ja vanajumal on meile andnud oma see 50 korda 50 sentimeetrit või kui palju keegi võtab siin maamunal kändimiseks ja ma arvan, et me oleme kohustatud seda hindama ja me oleme kohustatud sellega nii-öelda maksimumi ära tegema. Nii ilusti öeldud. Me nüüd siit lõpetamegi, et ilus sai ilus saade. Hea saade, aitäh kuulast. Aitäh kuulamast. Ma korra sätin seda mikrofoni igaks juhus ka, just niimoodi meelega, et mul on see hirm vaata, et kui sind sealt filmitakse, siis see mikker on niimoodi sul siin. Okay. Kuigi te ei olnud teha, aga mul on siin vähem vaja näha, kui teistele on siin vaja näha. Aga see teema viib mind nagu selle juurde, sa mainisid, ja vist meie kõnes mainisin ka sulle seda, aga see viib mind ikkagi sinna kohta jälle ja ma tahaks küsida sinult ka, et ma ise olen ka hästi sarnane sinule selle koha pealt ja ma näen väga tihti Eesti sisu kommentaarides, mitte aga välismaa, ma ei tea, TikTok või Instagram, mingite inimeste kontodel on näha, kus inimesed siis hakkavad, tihti toovad selle välja ka, kui sul on liiga palju erinevaid kogemusi, see on justkui nagu miinus. Sa oled nagu see püsimatu, ebastabiilne, et sind ei saa usaldada ja ma ei tea, mis iganes see püsipaigal ja mis iganes veel. Mina enda elu vaatan, siis ma olen sinuga samas paadis ja ma usun, et nii mõnigi kuulaja vaata võib-olla sama koha peal, kus ta tunneb ära, aga kurat, terve mu elu on olnud selline, kus ma ütlen pool naljaga, kunagi tegime ka saate sel teemal üksinda aasta tagasi, et on see kronoloogiline intuitsiooni kuulamine, ehk siis et intuitsioon justkui on spontaanne, aga siis panna sinna see kronoloogia juurde, lükkab sellele natuke sellisesse vastuolulisesse süsteemi, aga just seda mõttes, et elu rullib lahti ja minu elu ja
sinu kirjelduse järgi ka sinu elu on väga selline, et need asjad ei ole ju olnud nagu ükski neist pole olnud nagu meaningless, vaid on alati olnud ja alati liikunud sellel sinu rajal, kus sa täna siis Krisina oled, liikunud selles suunas, et toetab kõiki su järgmiseid kohtasid ja samme ja kogemusi aina. Ja see tuleb retrospektiivis välja. Just, tagasi vaadatuna. Tagasi vaadatuna, sellepärast, et tollel hetkel, kui sa oled, siis ja oled oma järjekordset kannapööret tegemas, järjekordsele mingisugusele asjale nii-öelda head aega ütlemas, mingile järjekordsele asjale tšau ütlemas, nagu tere, et jube tore, et sa mu ellu tulid, siis just kuna see ühiskondlik surve on see 40 aastat töökogemust ühes ettevõttes, mida jumal tänatud enam nii hullusti ei ole, siis ta tundubki selline nagu kentsakas, et see kogemuste pikkus. Aga ma ise tunnen ka seda, et eriti täna coachina, et need nii-öelda pusletükid, mis sellest potentsiaalsete kogemuste pilvest on minu ellu, kas siis mina olen ise, ilmselt mulle loomulikult olen ise tõmmanud või nad on sinna minu sellesse pusle laua peale kukkunud, siis nad hakkavad ikkagi moodustama mingisugust pildilaadset toodet. Ja mulle meeldib sõna ka retrospektiivselt ehk tagasi vaadatuna, aga seal on ka see oskus, ma arvan, kõrvalt vaatlemise oskuses ennast analüüsida mõne mõttes, et kui sa ennast ei vaata kõrvalt sellisena inimesena, siis võib ka sul endale jääda mulje või siis ühiskondliku surve tõttu, et aga kõik ongi nagu justkui nagu random, neil pole mitte mingit connectionit omavahel. Ja samas, kui sa oskad seda analüüsida enda puhul teha, siis sa hakkad märkama, kuidas need asjad üksteisega on tegelikult seotud. Ma olin nooremana tohutu eluga kakleja. Väga selles suhtes, et mul olid, ma ikka pigem olin selline relvad püsti nagu igas asjas. Ja siis mulle jäi ette ühel hetkel selline raamat nagu Neil Donald Walshi Jutuajamised Jumalaga. Ja see oli minu jaoks täiesti murdeline raamat, selle esimene osa, kus ma sain esimest korda aru, et ma võin julgeda elu usaldada. Võin julgeda usaldada seda, et kogu selles minu kaootilises ja võib-olla selliste ontlike neurotüüpsete 30 aastat töökogemust ühes ettevõttes inimeste jaoks ei oma see mingisugust loogikat ja nad võib-olla vaatavad mulle viltu, siis minu jaoks on see okei ja mina pean seda oma elukulgu ja oma elukäiku usaldama. See oli tohutu vabanemine minu jaoks. Et ma arvan, et sellest raamatust üldse sai alguse minu selline enese aktsepteerimine. Sest ka ikkagi kogu aeg püüad ennast mingisugustesse raamidesse nagu suruda, kuigi ma arvan, et kui võtta minu lapsepõlve, ma olen Vanemuise teatris üles kasvanud, siis võib-olla neid raame mina tegelikult tunnetasin võib-olla isegi vähem. Sellepärast, et kunstiinimeste keskel sul on nagu, kõik on okei, kõik on lubatud ja kõik on okei. Oled sa, mis sa tahad või usud, milles sa tahad. Et minu jaoks nagu jumal tänatud, et oleks ma mingi raamatupidaja finantsjuhi peres sündinud, siis nähtavasti oleks võib-olla see selline nii-öelda eneseleidmise agoonia võib-olla olnud surem. Aga kuna paralleelmaailma ei ole olemas, siis ma ei tea. Ja see raamat jõudis minuga kunagi kuskil 18 aastat tagasi, aga ma tol hetkel ei kõnetanud nii palju. Sirvisin, ma mäletan seda ja oli huvitav, aga lõpuni aru ei saanud, aga ma panen selle raamatu nime siia teile saate kirjeldusse ka, kui tahate. See on läbi müüdud. On ju? Jaa. Inglise keeles ka või? Ei, inglise keeles ei ole. Siis äkki saate telde kuskilt? Jah, see on praegu väga huvitav, ma ei kujuta isegi ette seda inglise keeles lugeda. Ma arvan, et see vist kammiks täitsa sassi. See on nagu samasugune raamat nagu Väli, The Field. Ma proovisin seda inglise keeles lugeda. Ma olen ju ometi tõlgin ka raamatuid inglise keelest eesti keelde, aga see oli ikka täiesti müts maha selle inimese eest, kes seda tõlkis. Tulles selle spontaansuse ja kronoloogilise elu kulgu juurde või kulgemise juurde. See on riiulis raamat Transurfing, mida ma nägin juba meie kõnes ka. Ja kukub natuke sinna Neil Donald Walshi ja võib-olla sarnasesse seltskonda, eks ole, oma maailmakäsitluselt. Mulle väga meeldib, mida Vadim seal raamatu alguses ütleb ja see on mind ka mõtlema pannud selle peale, et
kumb ta siis nagu on, ja ma olen leidnud enda jaoks kesktee, et Vadim väidab, et sa kas usud, et elu on üks saatus ja sa oled väike purjekene seal ja elu viib sind ühest punktist teise, ilma midagi oleks üldse loogilist sul enda kontrollida seda, või siis usud seda, et sa oled oma saatuse seppes, juhid ise oma saatust, siis mõlema juhul on see õigus. Ja ma olen mõelnud nagu, et huvitav, et aga kuidas mina nagu seda näen ja mulle tundub ka, et elu võib olla, täna on vara öelda, ma olen 34, aga mulle tundub, et enda kogemuse järgi, et elu on ette kirjutatud meil päris tugevalt ja jõuliselt, aga need valikud, mida me teeme, kuidas me sinna jõuame, on need, mis muutuvad ajas. Kus sina seda näed? Minul on täiesti konkreetne metafoor selle jaoks olemas, kus mina olen leidnud selle sama, see on ka üks teema jälle, millega ma olen hästi palju aastaid nooremana kakelnud. Et kumba pidi siis, et kas ma saan siis kõike mõjutada või ma ei saa mitte midagi mõjutada. See läheb kokku elu usaldamisega, aina? Absoluutselt, see läheb kokku elu usaldamisega. Minu jaoks on väga selge raamistik asjal. Minu jaoks on elusõna otseses mõttes nagu üüratu suure võraga puu. See puu, see võimaluste väli on igale inimesele minu arusaamise järgi ette antud. Aga see, mis oksa pidi sa lähed, ja kuhu sa sellega nii-öelda välja jõuad, see on see, kus on sinu valikud, selle puu sees, selle võra sees. Sina sihid, kuhu sa lähed. Mina sihin. Nendes võimalikuste raames. Jah. Sest hüpnoteraapias on ka, öeldakse, et kui sa ka hüpnoteraapiaga nagu kuskile nii-öelda ettepoole vaatad, siis sa tegelikult ei tea seda, millist oksa sa vaatad. Sa võid näha ühte asja ette, aga kui sa ise teed teise valiku, siis sa selle sama võra raames liigud teisele poole. Et meil on valik. Ma ikkagi arvan, et igaüks meist on oma õnnesepp. Ma ei ole lihtsalt teistmoodi nõus. Just. No ja see viib selle juurde tagasi, et elu algab igal hommikul. Elu algab igal hommikul, jah. Selle otsuse valikuga. Ma tahan puudutada seda otsuse valiku juurest ja siduda sellega ka, et ma olen pannud kirja märksõna, et sa oled olnud noorest east alates väga ambitsioonikas. Mingis keeles on see sõna high achiever, mis eesti keeles on, ma ei teagi, kõrgustesse vaataja või kõrgelt sihtija, eks ole? Kõrge saavutus. Kõrge saavutus. Et kas ta on kõrge saavutusvajadus või ta on kõrge saavutustase? Ja see viib minu korda selle juurde, et ma alles üks päev sattusin kuulama, ma ei tea, kas sa teed sükust inimest nagu Andy Frisella. Okei, siis vahet pole. Aga ta on üks ettevõtja USA-st ja siis ma olen juba 8 aastat kuulanud ta podcast asju ja väga edukas inimene ja hoopis teistsuguse, see, mida teeb hoopis teistmoodi. Ja ta ühes episoodis mainis üks huvitavat asja ka, et ta teadvustab endale, et tema üks driving või edasiviivaid jõude on olnud tõestamisvajadus, aga mitte selle pealt, et ma tahan sulle tõestada, et ma olen parem, vaid tema motivatsioon või selle asja juures on olnud alati see, kui keegi temast kahtleb, siis ta lihtsalt teeb selle ära. Ja ma saan sellest aru, see on nagu õhkõrn nagu vaheaine, ma saan sellest aru, aga seal ongi see pool, et talle meeldib näidata inimeste, et inimesed eksivad temas, kui teda eelarvamuslikud vaatavad. Ja inimesed lõpetaks mõne mõttes selle eelarvamusliku vaatamise, mitte ainult tema suunas, vaid teiste suunas ka, sest et see, et me ei näe teiste inimeste unistusi või teiste inimeste võimatut nii-öelda või seda imaginative asja, ei tähenda, et see pole võimalik. Me näeme enda oma tihtipeale enda seda võimatut. Aga teiste inimeste võimatuid me alati ei näe, sest me ei tea neid visioone ja kõik asju detaile, ja see polegi meie visioon. Ja siis mind panis mõtlema ka, et mind on ka drivinud. Ma arvan, et tänaseni veel mingi tasandil tõestamisvajadus päris tugevalt. Kas sa iseenda puhul ka tunned seda sama asja, et see high achiever käib võrdusmärgina tõestamisvajadusega kooskõlas või käsi käes ja kui ei või kui jaa, siis lisaks sellele tahaks kuulda, mis sinu mõtted on tõestamisvajaduse osas? Jaa, ma arvan, et see tõestamisvajadus, ma nüüd ütleksin selle kohta niimoodi, et tuleb tunnistada, et on... Ma arvan, et minul võib-olla isegi üks suuremaid käivitajaid. Seda, ja ta on väga konkreetselt nii-öelda suunatud, see tõestamisvajadus olnud väiksest saati, suunatud ühe inimese suunas, siis kellele on olnud vaja tõestada. Mul seda inimest enam 11 aastat mu elus ei ole. Ta lahkus 2014 sügisel, see on mu isa.
Aga see inerts on nagu jäänud ja vahel ma käin isegi metsakalmistul talle ette rääkimas, et mis ma tegin ja siis vaatad, et kas linnu lendamise suunda ja et kas tuleb mingi märk. Ja mingeid selliseid asju, et kas sain nagu oma tubli tüdruk kätte või ei. See ei ole väga tervislik niimoodi, ma arvan, aga mind see hoiab. See hoiab vähemalt mingisugust võib-olla minu enda sees mingit sidet ka nagu isaga. Ma just seda mõtlen ka, et ma olen sinuga nõus, et vaata seda tõestamisvajadust ja võib-olla siis paneme sinna paralleelini veel aktsepteerimisvajadus. Pannakse täna nagu hästi tugevalt negatiivse märgi alla. Et kui sul see on, siis sa oled põhimõtteliselt nagu haige inimene, et sul on midagi viga ja sa pead sellega tegelema, sul on traumad ja muud asjad. Jah, ma ei vaidle vastu, see võib niimoodi olla mingites kui see sind juba takistab ja on nagu haiglane. Jah, aga ma olen teistpidi sinuga samas paadis ja nõus, et ka minu jaoks on olnud see väga tugev driving force ja see on ka mu isaga seotud olnud ja täna isa on elus, eks on mul, aga seda on vähemaks jäänud ja ma ei saa küll muud öelda, kui müts maha tõestamisvajaduse ees selle koha pealt, et ta on ikkagi aidanud mul asju elus saavutada, mida ma olen tegelikult tahtnud nagu korda saada. Et kui mul ei oleks olnud seda soovi tõestada, jah, tõestada võiks iseendale ka, aga kui poleks seda drive'i olnud, siis ma ei tea, kas ma oleks viitsinud pushida või kas või see 8 aastat siin seda podcast'i tehtud, kui mul ei oleks, seda ma ei tee muidugi tõestamise pealt enam, aga kui mul ei oleks algusfaasis olnud seda soovi näidata, mis on võimalik selles valdkonnas, see mingi ambitsioon, mis ei taustal, millest keegi midagi ju ei tea, võib-olla teadnud, et kas ma oleks nagu teinud seda 8 aastat hobi korras lihtsalt niisama? No ma ei usu eriti, sest mul on 3 korda kohti, kus ma jätnud pooleli mõneks ajaks, sest ma tunnen, et seal ei ole enam midagi. Sul vilkus. Vilkus ja asja ma pean jooma. Ma olen assistendi rollis ka täna. Pudel vilkus tuleb juua. See on nagu need YouTube'is need entertainment mingisugused paari show'd vaata, et küll nitab juua, nitab pitsa võtta. Et aga see tõesti mõjades jah, et mina ka ei ütleks, et see on nagu üdini halb asi. Ta võib olla üdini halb asi, kui ta üldse hakkab sind halvama ja piirama või kuidagi takistama, üle võtma. Aga kui ta on nagu healthy või vähemalgi määra mingisuguses vormis sind toetav nagu see mõttes ja sind ei lõhu, siis why not seda kasutada tööriistana? Absoluutselt. See tuleb ju sinu seest. Kasuks, algselt. Jah, see tagamõte võib-olla on midagi muud, nüüd tõestada isale või ma ei tea, kellel iganes, aga see tunne, et ma pean tõestama, tuleb ju sinu enda seest. Et seda ju keegi teine sulle peale suruda ei saa. Tõesta nüüd mulle. Jaa, absoluutselt. Kui keegi mulle siukest asja ütles, ma saada kukele. Ma ei midagi tõestama sulle. Et see hästi huvitavine, see tuleb meie seest ikkagi. Absoluutselt, muidugi.